Raadio Uno hommikuprogramm. Totaalne ärkamine. Eetris on intervjuu. Läitkem suitsud. Kuulajad. Viimast korda, sest pärast meie külalise lahkumist igal juhul kõik, kes raadiot kuulavad, ilmselt on suitsuvabad ja meie kaasa arvatud ühtegi maffi. Või kuidas on? Meil on külas Henri Jakobson, tere hommikust. Tervist. Mees, kes on võtnud enda südame asjaks suitsetamise vastase võitluse ja kas see on, et kõik inimesed, kelle sa sügavalt silma vaatad, need jätavad paugu pealt suitsetamise maha? Oleks väga hea. Aga see võtab natukene pingutus ka nende poolt ja ütleme niimoodi, kui inimene tuleb mõttega, et prooviks, äkki õnnestub, on väga hea tõenäosus, et ma saangi aidata. Prooviks, aga ma saan aru, et ega see proovimine on täpselt sama nagu ürituse kohta öeldakse, et see on ebaõnnestunud katse. No ütleme, alustuseks hea seegi, et paljud ootavad mingit hullu motivatsiooni, aga motivatsioon tavaliselt tekib millestki negatiivsest, et oodatakse, et midagi tervisega juhtub, et see on hea motivatsioon, miks maha jätta, või oodatakse, et ma ei tea, raha saab otsa, et sa ei saa enam suitsu otsa, et see on nagu hea motivatsioon. No sa oled ise ka tegelikult suitsumees olnud? Mina tegin kunagi kokku 13 aastat ja viimastel aastatel kuni 3 pakki päevas. Mis siis juhtus, et maha jätsid või lihtsalt oligi, kuidas sul see õnnestus? Päeva pealt või võttis ka niimoodi plaastrite ja, ma ei tea, pastakate imemisega sai lahti? Ütleme, et ma olen proovin nii pastakaid imeda kui ka plaastrit panna, et suusin ka 6 kuud ilma olla, aga kogu see 6 kuud ma tahtsin ikka suitsu teha, et midagi oli nagu puudu. No mina ei tea, mina olen kogu aeg austanud filosoofiat, et igal inimesel on oma, piltlikult öeldes selline tsisternitäis viina antud või mingisugune kindel limiit antud, mis ta elu jooksul ära joob ja kindel limiit suitsu ja igasuguseid muid pahesid ja et lihtsalt, et väga paljud inimesed ei jõua oma elu jooksul kunagi seda limiiti täis saada, et surevad enne ära, kui nende suitsu või viina limiit täis saab ja mõnel inimesel saab keset elu limiit otsustab, jätab maha ja kogu lugu. Kuidas sa sellisesse teooriasse suhtud? No jah, et ma ei oska jah niimoodi öelda, mõni tõesti laseb enne jalad ja käed maha võtta, aga limiit ikka täis ei ole, et see on jällegi nukker koht, kuhu jõuda. No väidetavalt sinu abiga on võimalik isegi 5 tunniga suitsetamisest lahti saada. Ma kuskilt sattusin isegi mingisugust Õhtulehe vist eksperimenti lugema. Ja, et vahel 5,5 tundi. Mida sa teed selle inimesega siis? Võib-olla alustaks sellest, et mille poolest see erineb üldse kõikidest teistest meetoditest, et kui kõik teised meetodid keskenduvad sellele, et miks sa peaksid maha, et räägivad sulle, ma ei tea, koledast sammastest, räägivad sulle koledast kopsudest, räägivad sulle, ma ei tea, terviseriskidest, kui palju sa raha selle peale kulutad, siis meie sellega ei tegele, et need on kirjas iga suitsupaki peal ja iga inimene teab täpselt, mida suitsutamine temaga teeb. No jah, rahasumma ka muidugi, mis sa suitsupaki all panad, aga tegelikult rahast rääkimine on ikka see, mis inimesi mõtlema paneb ja tegelikult, kui sa ikka nädalas... Ei tea, mina tunnistan ausalt, et mina olen suitsumees ja et kurb on vaadata küll, palju see suitsupakk maksab, aga pigem ostad silmad kinni siis selle paki ära, et ei näe, kui palju ta maksab. See võib-olla tõesti motiveerib üritama, aga see ei aita maha jätta mitte kuidagi, et Allenkari meetod, mida mina siis esindan, siis ei tegele nende negatiivste pooltega, vaid meie tegeleme puhtalt põhjustega, miks inimene suitsetab. Et me aitame tal näha suitsetamist natukene teise külje all, sest iga suitsetaja omistab suitsule mingid omadused, näiteks aitab mul lõdvestuda, aitab mul stressi leveda, aitab mul sõpradega pidu panna, aitab mul, ma ei tea, keskenduda, aitab igavust peletada ja seni, kuni inimene usub ühtegi neist asjadest, seni on ka suitsetamise maha jätmine väga raske, sest kui sa arvad, et suitsetamine aitab sul lõõgastuda, miks kirevase päralt sa peaksid oma meelt muutma siit peale maha jätmist? Kell on 20 minutit 8 läbi saanud ja meie jätkame suitsetamise mahajätmise teemadel ekspert Henri Jakobsoniga juba mõne hetke pärast. Raadio Uno. Raadio Uno hommikuprogramm. Totaalne ärkamine. Eetris on intervjuu.
8:25 näitab kell. Täna on neljapäev, 31. mai ja tänane päev on rahvusvaheline tubakavaba päev. Ja ka meie räägime suitsetamisest ja tegelikult suitsetamise maha jätmisest ja seda mehega, kelle nimi on Henri Jakobson ja kes väidetavalt 5 tunniga suudab teid suitsust loobuma panna. Ma tunnistan ausalt, et aeg-ajalt on ilgelt hea suitsu teha. Kuidas moodi sa suudad 5 tunniga mulle selgeks teha? Mulle täisjõus meesterahvale, no ma saan aru, see on küll veidi turskem kui mina, aga ma suudan ikka 5 tundi võib-olla päris mitte vastu panna. Aga kuidas sa teed mulle selgeks, et tegelikult see ei olegi mõnus? Muide, kogu selle 5 tunni jooksul toimub iga 3 tunni tagant suitsupausid. Aga aina vähem ja vähem inimesi läheb sinna suitsupausile, nagu ma olen aru saanud. Ei, tavaliselt ei ole nii. Või läheb aina rohkem? Ütleme niimoodi, mõnel jõuab pärale kogu see info, mis ma tahan öelda tõesti poole pealt, aga see on pigem väga suur erand kui reegel, et enamus inimesi jõuab selle viimase suitsuni, langetab otsuses, on minu viimane suits, sest nad tõepoolest lähevad ära, et nii, et nad enam suitsu ei taha. Et kuidas ma sulle selgeks teen, on see, et ma aitan sul mõista, millest see nauding peitub. See nauding, mida sa praegu näed, mida sa näed naudinguna, muutub tegelikult, ma saan muuta seda, et sa tõesti, sul on hea meel, et sa ei pea otsima seda naudingut enam. Mõtlema lemmiksigarettide korraks lihtsalt hetkel, et kõik need alati lemmiksigaretid on erilistes olukordades, kas aeg ise endale, kas oled sõpradega väljas, kas see, et sa naudid täiskõhu tunnet, see suits sul alati mingi teise naudingu varjus ja sa annad kogu selle naudingu selle suitsule, sellepärast et seni, kui su keha nõuab nikotiini, sa ei suuda nautida täiskõhutunnet. No kujutan ette, et paljud meie suitsetajatest raadiokuulajad praegu läksid selle jutu peale suitsule, et oodake üks hetk nüüd, enne kui te päris ära lähete. Aga rahast me rääkisime, mis see maksab, see sinu nii-öelda 5,5 tunnine pressing? Ütleme, et meil on, maksab see seminar maksab 220 eurot. Ja kui sa tõepoolest, me ei saa siin selle seminariga aidata, siis me maksame sulle viimse sendini kõik tagasi. Ehk siis kui ma ei suuda veenduda selles kõiges ja suitsetamist maha ei jäta, siis ma saan oma raha tagasi. Kui sa lähed koju vaevled suitsu nälja käest tahad suitsu teha, siis järelikult sa pole meie käest abi saanud ja ma arvan, et see on ainult õiglane see, et sa selle raha tagasi saad. Kas see on natukene selline ajupesu tüüpi asi ka, et ma isegi kuskilt natukene lugesin mingisugust, ma ei tea, transsi viimisest ja mingisugusest natukene nii-öelda inimestele suisa kaane alla minemisest ka? Ei, mitte midagi sellist ei ole. Kogu see seminar põhineb loogikal. Et hüpnotiseerimist päris ei ole? Me ei kasuta mitte mingit hüpnoosi. Mitte midagi taolist ei ole. Et kogu selle 5,5 tunni jooksul me võtame kõik need uskumused, mis sul suitsu kohta on ja aitame need ümber pöörata. Et kui tõesti suitsetamine aitaks sul stressi leevendada, siis oleksid ju suitsetajad kõigi lõdvestunud inimesed maailmas. Aga mis ilmselgelt ei ole tõsi? Maailmas on erinevaid igasuguseid sõltuvusi veel ju, eks. Meil on narkosõltlastest rääkimata, meil on patoloogilised valetajad ja seksisõltlased, et kui see on nii lihtne inimesele sisendada, inimesele nii-öelda selgeks rääkida see tema sõltuvus, kas miks mitte siis seda teha näiteks ka muude sõltuvuste puhul? Seda sama jällekari meetodi tõepoolest kasutatakse välismaal, Inglismaal, kus see meetod loodud on nii alkoholisõltuvuseks, kangete narkootikumi sõltuvuseks, ülekaalu puhul ja mida ma olen iseenda puhul praegu kasutamas, et ma olen ka viimase 2,5 kuuga 15 kilo alla võtnud lihtsalt seda meetodit rakendades, et see töötab, aga selle jaoks on vaja tõesti sellest aru saada, sest seni kuni sa lihtsalt võtab pähe nii, et ma ei taha suitsu, aga sisemalt sa tõesti mõtled, et ma ei taha suitsu, aga tegelikult ma ju tahan, et see on jälle tahtejõuga võitlemine, järelikult sa oled millestki valesti aru saanud. Ja järelikult oleks see aeg, kui mulle teada anda sellest, et siin me saame sinuga uuesti kokku saada või vaatame, kuidas me selle asja lahendame. No igal juhul, kes tahab suitsust vabaks saada, just nimelt, kes tahab, siis võimalik selle kohta ka informatsiooni saada ju internetist www.allencar.ee veebiaadressilt. Aga suur tänu tulemast, Henri Jakobson, siia saatesse täna. Siis ma teeksin üleskutse, et te võite tulla ja proovida ja vaadata omal käel, kas asi toimib ja kui toimib, siis suurepärane, kui ei toimi, olete täpselt samas olukorras nagu praegu ikka suitsetajad. Selge, aga aitüma pakkumast ja ilusat suitsuvaba päeva jätku. Aitäh teile!